Tere! Minu nimi on Jaana ja tänases videos vaatame, kuidas seadistada IMO kaameraid ja tutvustame neid ka natukene lähemalt. IMO kaamerad on spetsiaalselt välja töötatud nii kodude kui väikeäride valvamiseks ja need teeb eriliseks see, et need on lihtne paigaldada, neil on mugav wifi ühendus ja neil on väga taskukohane hind. IMO tootevalikus on mitmeid erinevaid kaameraid, mille hulgast leiab igaüks endale sobiva. Näiteks on meil sisekaamerate valikus Q2, mis on piisavalt pisike, et mahtuda igale poole sinu koju ja lisaks on sellel ka magnetikajal, et kinnitada seda kas või külmkapi külge. Kõige huvitavam kaamera IMO tootevalikus on kahtlemata Cruiser, mis on ilmastikukindel pöörkaamera ja millel on kõik sellised omadused, mis üldse turvakaameral olla võiksid. Välikaamerate valikus on meil Bullet seeria, millel on siis kõik sellised omadused, mis on ka kõige kallimatel süsteemidel. Sisekaamerate valikus on meil Ranger 2 kaamera, mida on võimalik pöörata ja juhtida läbi mobiilirakenduse. Ja kui kaamerani ei ole võimalik vedada mitte ühtegi kaablit, siis on selleks Cell kaamera, mis on 100% juhtmevaba ja töötab taaslaetava aku pealt. Nüüd aga vaatame, kuidas seadistada IMO kaameraid. Kõigepealt tuleb kaamerasse paigaldada mälukaart. Sellel pisikesel kaameral käib see lihtsalt sellepärast, et mälukaardipesa asub siin külje peal. Välikaameratel asub mälukaardipesa aga väikese kaane all, mis on kinnitatud 2 kruviga selle jaoks, et niiskus ega vesi kaamerasse ei pääseks. Mälukaardi valimisel soovitame tähelepanu pöörata sellele, et mälukaart oleks mõeldud spetsiaalselt valvekaamerates kasutamiseks või oleks hea vastupidavusega. Vastasel juhul võib mälukaart kiiremini katki minna. Kõikidesse IMO kaameratesse läheb microSD kaart ja kõige parema valiku vastupidavaid mälukaarte leiab G4S e-poest. Ja näiteks kui kasutada 128 gigabaitist mälukaarti, siis on selle salvestusaeg varieeruvalt 1-4 nädala vahel, olenevalt siis sellest, kui palju liikumist on kaamera ees. Kui kaamerasse on mälukaart sisestatud, siis on järgmine samm ühendada kaamera vooluvõrku. Kõikidel kaameratel on komplektis kaasas vajalikud juhtmed ja adaptrid. Kõik sisekaamerad kasutavad sellist telefonilaadija sarnast adaptrit ja USB kaablit, mille abil on siis võimalik kaamera ka akupangaabil tööle panna. Kõikidel välikaameratel on kaasas 4 meetri pikkune toiteadaptri kaabel ja kui sellest jääb väheks, siis on võimalik juurde soetada ka 5 meetri pikkune kaabel. Pärast seda, kui kaamera on ühendatud vooluvõrku, läheb sellel natukene aega, et ennast tööle laadida, aga samal ajal saame alla laadida IMO rakenduse nii Apple Store'ist kui ka Google Play'st. Kui sa kasutad iPhone'i, siis mine Apple Store'i, otsi IMO. IMO Life on selle rakenduse nimi, tõmba see alla. Samal ajal saame vaadata, kas kaamera on tööle hakanud ja kui roheline tulukene vilgub, siis tähendab, et kaamera on töövalmis. Seejärel tuleb avada rakendus, valime Accept. Allow. Need on nüüd telefoniseadistused, mis varieeruvad vastavalt telefonile. Paneme, et ta lubaks meile märguandeid saata, mis on väga oluline. Uuel kasutajal veel kontot ei ole, seega tuleb konto registreerida. Vajutades Sign up. Valime regiooni. Eesti on siin automaatselt kohe olemas. Paneme noolekese peale. Seejärel tuleb kasutada sinu e-maili aadressi ja genereerida ka parool. Lisa oma e-maili aadress, genereeri parool ja pane parool uuesti. Siis tuleb siit alt aktsepteerida kasutaja tingimustega ja vajutada noolekese peale. Seejärel tuleb e-maili peale kinnitus, kuhu siis saadeti ka kood, mis tuleb sinna sisestada. Praegusel juhul on minul kood 416971. 416971. Nii, ja järgmine. See on siis selline valik, kas sa tahad uudiskirju saada või mitte. Praegu valime mitte. Ja see on siis sinu koduekraan IMO rakenduses. Kaamera lisamiseks otsi üles QR kood, mis on Q2 kaameral tagaküljel. Vajuta plussmärki, vajuta koodit, skanneeri QR kood, vajuta Next. Seejärel vali, missuguses ruumis antud kaamera sul on, parasjagu on see elutoas, seejärel vali living room
ja vali ka regioon. Kõige lihtsam on otsida Helsingi. Vali, missuguses keskkonnas see kaamera sul parasjagu on. Meie valime kodu, sest see on kodus ja done. Vajuta later ja ongi valmis. Kui kaamera sai ühendatud, siis esimese asjana on oluline teha mälukaardile format. Selleks mine kaamera pildile, vajuta sätete nuppu ja otsi üles local storage ja device storage. Vajuta device storage'i peale ja vajuta format ning formatting ja oota, kuni see natukene aega võtab. See on siis oluline teha enne igat mälukaardi kasutusele võttu. Nii, ja tehtud. See on siis IMO äpi koduvaade ja mis teeb IMO äpi eriliseks on see, et siia saab ühendada ka Dahua kaamerad, mis on profiseeria kaamerad ja need leiab G4S e-poest. Kui vajutada kaamera pildi peale, siis on näha reaalajas vaadet ja vaatame siis ka natukene neid sätteid lähemalt. Kui vajutada siia ruudukese peale, siis on näha, et saab lisaks ka 3 kaamerat lisada, et neid siis üheaegselt vaadata. Keskmiselt nupult saab valida kvaliteeti. Kui on aeglasem internetiühendus, siis valida 480 pikslit. Kui on kiirem, siis on 1080 pikslit täitsa sobiv. Samuti saab teha ka reaalaja pildist foto, kui vajutada snapshot ja seda siis saab ka vaadata. Kui soovida vaadata ajalugu, siis vajuta Event History timeline'i peale. Esimene variant on siis siin pilveteenus. Kui sul on pilveteenus ostetud, saad seda varianti kasutada. Kui ei ole ostetud, siis saad vaadata ainult mälukaardile salvestatud videosid. Vajuta mälukaardi peale ja siin saad ilusasti kerida. Oranžiga tähistatud triibukene on siis see salvestatud. Ja kui vajutad kuupäeva peale, siis saad valida ka kuupäeva, mida sa soovid vaadata. Nüüd aga vaatame üle täpsemad sätted. Selleks vajuta paremal üleval nurgas oleva ikooni peale. Vajuta notifications ja see siis näitab, kas sa tahad saada märguandeid enda telefoni peale. Soovitame neid kindlasti kasutada, sellepärast et see annab teada, kui toimub sinu kaamera ees mingisugune liikumine. Detection menüüs on võimalik muuta inimese tuvastuse ja liikumistuvastuse sätteid. Kui sa tahad, et kaamera tuvastaks inimese liikumise ära, siis jäta see aktiveerituks. Samuti saab muuta ka liikumise tundlikkust. 1 on siis kõige minimaalsem ehk mittetundlik ja maksimaalne ehk 5 on siis kõige tundlikum. Kuid jätame ta praegu 3 ehk keskmise peale, nagu ta algselt oli. Detection on valiku alt, saab siis valida kellaaegasid ja päevasid, millal siis liikumist tuvastatakse. General Activity Zone'i alt siis saab valida ruudustiku kaupa, kus sa soovid, et liikumistuvastus toimiks. Näiteks, kui kaamera on suunatud autotee poole, siis on võimalik seadistada ära niimoodi, et näiteks ainult autoteel liikumist ja sinu hoovis liikumist ei näitaks. Samuti on võimalik ka kaamerapilti enda lähedastega jagada. Selle jaoks vajuta Share Device, vajuta plussikoonil ja sisesta nende e-maili aadress. Selle abil saadetakse neile siis spetsiaalne link, mille kaudu nad saavad sinu kaamerale ligipääsu. Liigume edasi ja vaatame natukene veel rohkem sätteid. Selle jaoks vajuta More. Esimene valik on meil siin IR-LED ja see tähendab siis infrapunavalgust. Infrapunavalgus kaamerate küljes aitab näha mustvalget pilti öösel või pimedas. Ja selle siis sa saad selle seade abil kas siis kinni või sisse lülitada. Soovitame ta hoida sees, kui sa soovid ka öösel pilti näidata. Samuti on võimalik roheline tulukene kaamera küljes ka kinni lülitada, vajutades staatus LED. Kui sa oled kinnitanud kaamera näiteks lae külge, siis on võimalik image rotationi seade alt kaamera pilt teistpidi lülitada. Lisaks on ka võimalik veel koduekraanilt seadistada, kas sa oled parasjagu kodus või sa oled kodust eemal. Selle jaoks on siin 2 ikooni, Home ja Away ja neid sa siis saad seadistada, kui alt menüü ribast valid teise valiku. Ja siit saad seadistada täpselt sellised
sätted, nagu sulle sobivad. Näiteks kui sa oled kodus, siis on võimalik panna peale, et sulle märguandeid liikumise ajal kodus olles ei tuleks. Kui sa oled aga kodust eemal, siis on võimalik seadistada nii, et telefon saadaks sulle märguandeid siis, kui kodus toimub liikumine. Ja seda siis saad sa teha selliste valikute abil. Enable push notifications, motion detection ehk liikumistuvastus ja salvesta video ehk record video. Vajuta OK, save ehk salvesta ja ongi olemas. Ja seda siis sa saad mugavalt siit koduekraanilt teha. IMO kaamerate kasutamine on tõeliselt mugav ja lihtne ja sellega saab hakkama igaüks. Aitäh, et vaatasite ja loodetavasti saite sellest videost palju abi.